Ja tere ja aitäh ja tegelikult selle seismise ja istumisega minul ei ole absoluutselt selle vastu midagi, kui te otsustate minu esitluse ajal püsti seista, sest et ma ei tee seda esiteks väga pikalt ja ma ei võta ennast üldse tõsiselt ja seetõttu on kõik need asjad, mida mina siin TEHIK-us teen, kantud sellise kerge huumoriga ja natuke startup-ilikud võib-olla ja seega ma lähenen ka sellele tänasele ettekandele niimoodi natukene rõõmsameelsemalt. TEHIK-us on natukene rohkem peidus kui need äriteenused, millest me täna siin võib-olla kõige rohkem oleme rääkinud. Ka äriteenuste hulgas on selliseid väljapaistmatumaid teenuseid või tiime, kes võib-olla ei ole see, et ja ma tean, kes on Skys või kes teeb Skysi või ma tean terviseportaali, aga kas te teate ka näiteks, et TEHIK-us on selline kesksete tiim, kus on eraldi väiksem veebide tiim või et kusagil keegi toimetab meie Nextcloudiga. Et need on need asjad, mis on tegelikult peidus, aga ilma nendeta ei toimi need suured väljapaistvad teenused. Ja siin on nimekiri sellistest teenustest või tiimidest, siis, kes jäävad veel rohkem varju, et veebid vähemalt jõuavad veebilehtedena kuhugi, ütleme ülesse, aga need siin mitte. Ehk siis meil on olemas tugiteenusid, kuhu hulka siis kuuluvad õigustiim, inimeste ja kultuuritiim ja finantstiim. No õigus ja finants on üsnagi tuttavad sõnad, aga mida teeb inimeste ja kultuuritiim, see on meil tegelikult hästi värskelt loodud tiim, kes toimetabki meie maja siseste protsesside juhtimisega, meie inimeste hea tuju hoidmisega ja selliste värbamiste küsimustega. Ehk siis see on inimeste ja kultuuritiim. Meil on baasteenused, kus on loomulikult kasutajad tugi, ka Microsofti lahendused ja baasinfra ning platvormi teenused. Täpsemalt saate tutvuda täna õigustiimiga, finantstiimiga ja baasteenustega siis sellise komplektina, nii et nad on olemas meil väljapanekuna siis seal eraldi alas. Ja lisaks on meil ka infoturve ja kvaliteedi ja protsessi juhtimine. Nendest kahest on siis väljas täna teile tutvumiseks või lähemalt tutvumiseks on siis infoturve ja ma näitan siis ka, millega nad on ennast ette valmistanud. No nii, väike sihuke mõtteharjutus. Ja julgelt võite vastata, et ega ma ise sellele küsimusele ei tahaks esimesena vastata. Mis tiim võiks olla pildil? Tegelikult on see finantstiim, sest kui maailm põleb, siis ainus asi, mis ikkagi päästab, on rahakoti korrasolek. Kui me teame, kellele, kui palju on midagi määratud, siis loomulikult AI aitas ka nad ilusti siia ritta seada. Ma ei tea täpselt, kes seal roboti sees on, aga võib-olla see on Margus sinu selline vilav pilk, et kas kõik raha, mis meile on lubatud, on ka kätte saadud. Nende slaidil ei olegi mitte midagi muud, sest et siis, kui ma küsisin, et mis te seal rääkida kavatsete, nad ütlesid mulle, et meie lugesime sellel ajal raha ja meil ei olnud aega sulle sisendit anda. Nii et küsige siis, palju nad kokku said ja kust nad selle võtsid, sest et mul pole ka tegelikult õrna aimugi. No nii. See on minu nägemus sellest, mis on infoturve. Eks? Et kui te ei anna inimestele arvuteid, siis tegelikult pole midagi vaja turvata. Ja nähes seda viimast intsidenti suure kunsti rahakoti kaotusega just nimelt läbi sellise infoturbe aspekti, kui mindi teise arvuti sisse ja võeti see üle, siis jah, võib-olla see vastab nagu tõele ka. Et ärge andke inimestele arvuteid ja siis meil pole probleeme. Aga seal saate vaadata päriselt laivis, siis kuidas meid ja meie süsteeme rünnatakse ja tõenäoliselt ka praegu, kui me seda koosolekut siin peame, siis mõned ründed on suunatud TEHIK-u suunal ka. Samamoodi näeb siis laivis ka terviseandmete liikumist ja te saate ka siis näha, mis töövahendeid turvatestijad näiteks oma töös kasutavad ja samamoodi siis võite proovile panda oma sellised mehaanilisemad oskused, muukida lukku ja ka tunda ära õngitsuskirju, ehk siis vaadata, kas te olete järgmine, kes kaotab 700 000 või mitte. Ja kes on tubli, siis saab võib-olla mõne auhinna ka, ma täpselt ei tea. Infoturve on nii salajane tegelane, et me ei tea, mida nad on välja pannud. No nii, projektijuhid. Kelle peale te võiksite olla nii frustreerunud?
Noh, loomulikult õigustiimi peale. Teie ootate, te olete kõik välja saatnud, teil on tähtajad, aga noh, õigustiimil on võib-olla 17. hange laual, mis on täpselt sama selle labeliga. Mul on hullult kiire. No vot, mina olen ka projektijuht olnud, ma tean täpselt, mis tunne on olla see eelmise pildi peal. Aga te saate rääkida nendega seal nii riigihangetest, andmekaitsest, IT-õigustest ja loomulikult ka saate sealt võib-olla mingit nänni. Ja siis nagu juba nimetatud baasteenused, kuhu hulka kuulub ka kasutaja tugi. Ma leidsin selle pildi ja mulle tundus, et see on kohane, sest et meil ei ole need süsteemid nii tolmu täis. Meil on tegelikult väga-väga puhtad need serverid, nii et minge tutvuge, kuidas üleüldselt näiteks optiliselt puhastatakse meie seadmeid, et see on väga põnev, kui ei ole oma igapäevatöös kokku puutunud. Siis saate vaadata, kuidas nemad toimetavad. Lisaks sellele, et meil on teemaboksid, meil on tegelikult 2 inimest, kes siin täna ringi ka liiguvad. Üks on Elika ja teine on Oliver. AI-teenused on üsna tuline teema ja seetõttu, kui teil on mingisuguseid küsimusi TEHIK-u AI suundade kohta, siis nemad on need inimesed, kes täna niimoodi püsti jala teil on nõus kõikidele küsimustele vastama. Oliver võib-olla natuke tehnilisemate küsimuste osas, sest tema on arhitekt, ja siis Elika, kes on meie AI spetsialist, tema siis saab kõikidele muudele sükestele ärisuuna küsimustele vastata. Aga mina soovin teile põnevat uudistamist. Ma ei tea, kas Marta tahab veel üle võtta ja menüüd tutvustada, aga mina siit praegu lõpetan. Aitäh ja ilusat päeva jätku! Aitäh Siretile!